Head sõbrad, jõululugu saab alguse Jumala saadiku ingel Gabrieli üllatuslikust külaskäigust Maarja juurde. Muidu nähtamatu vaimumaailm avab ennast ühele noorele naisele. Rõõmusta sa armu leidnu, issand on sinuga, ütleb ta. Maarja on šokeeritud. Tõenäoliselt oli Maarja religioossem kui keskmine Eesti inimene. Kuid sellegi poolest ei ole enamus inimesi valmis nii isiklikuks ja nii reaalseks kohtumiseks Jumalaga. Küllap oli Maarja kuulnud lugusid suurtest usumeestest nagu Abrahamist, keda Jumal tõotatud maad avastama kutsus, või Jaakobist, kellele unes taevasse ulatuvat redelit ja ingleid selles käimas näidati, rääkimata igale pühapäevakooli lapsele tuttavat lugu Moosesest ja põõsast, mis ära ei tahtnud põleda. Kõik see oli võtnud ajaloos juba müütilise kuju. Tavaliste inimestega midagi sellist ju ei juhtu, eks ole ju. Maarja elu koosnes üpris rutiinsetest tegevustest. Ma usun, et noore inimesena unistas ta, nagu noored ikka, lihtsatest ja romantilistest asjadest. Kuid just sellise elu keskel ilmutab Jumal end poeg Jeesuse kaudu. Jumala poeg sünnib Maarja ja Joosepi pealtnäha lihtsasse ellu ning korraga saab see jumalikkus ära ja mõõtme. Aastasadade taha jäänud prohvetlike ennete täitumisel on nendel oluline roll täita. Rõõmsaks armu leidnuks kuulutamine tähendab tegelikult Jumala pakkumist. Pakkumist osaleda tema plaani teoks tegemisel. See on ainulaadne pakkumine. Mitte ainult Maarja ja Joosepi elud ei muutu nende otsuste tagajärjel. See mõjutab miljardeid. Vaevalt, et lõpuni mõistes, mida ta teeb, usaldas Maarja Jumalat. Mulle sündigu sinu sõna järgi, ütleb ta. Ja sünnibki Jeesus, Jumala poeg, kellesse uskudes on kogenud inimesed meie ajani armu saanu rõõmu ja kogenud, et Jumal on meiega. Armas sõber, kui Jumal kõnetab sind, siis ära arva, et ta on aadressiga eksinud. Jumal mõtleb meist rohkem, kui arvame. Isana soovib ta meile lootusrikast tulevikku. Ta armastab sind. Luba tal su elust osa võtta. Ava talle palves oma süda. Õnnistatud jõulupühi sulle.